uude videosse. Seekord räägime siis, kui suureks beebi nüüd kasvanud on. Beebi nüüd 22 nädalat vana. See on juba päris palju, see on üle poole. Enne kui ma lähemalt räägin, siis ma tuletan teile meelde, et mul on uus kanal, kus ma panen siis vloge enda igapäevastest tegevustest. Küll ma ei pane iga päev neid videosid üles, aga siiski panen suhteliselt tihti. Uue kasutaja leiate te alt descriptionist, kirjeldusest siis eesti keeles. Et vaadake sinna, vaadake sinna lingile ja siis te leiate minu uue kanali. Võite jälgida mind ka Instagramis, minu Instagram on siin ja Snapchat on siin. Aga nüüd siis beebi juurde. Viimane kord, kui nägime, oli beebi 17 nädalat vana ja see oli siis üle kuu aja tagasi. Selle ajaga on nii palju muutunud. Ma sain lapse soo teada, kuigi sellega oli küll üks probleem. Sest riigi poolt on antud siis üks ultraõli 20. rasedusnädalal, et uurida, kas lapsega on korras, kas ta areneb ilusti ja hästi ning sealhulgas öeldakse tavaliselt ka sugu 20. nädalal siis. Aga kuna minu lapseke oli nii häbelik, siis tema oli seal ristis ja ei tahtnud näidata meile, kes ta siis on, kas poiss või tüdruk. Ma olin küll veits pettunud, sest ma nii ootasin ja ma tahtsin pidu teha sellest ja et kõigile teada anda, kumb ta siis on. Ma ei oleks isegi ise seda teada tahtnud kohe. Plaan oligi teha pidu. Sõbranna paneb siis roosat või sinist värvi pudi musta värvi suure õhupalli sisse, mis on heeliumiga täidetud ning me lähme siis tuttavate juurde, sõprade, tuttavate pere juurde ning teeme selle õhupalli seal katki, siis nagu see pudi kukub alla ja saad kõik korraga teada, kumb ta siis on. Aga kuna väikseke oli nii häbelik, siis see plaan jäi katki. Aga nüüd nädal aega tagasi meil tekkis võimalus käia uues ultraõlis, kus me siis vaatasime tegelikult ainult sugu. Ülejäänud oli kõik korras lapsega ning teisi asju polnud vaja vaadata. Ning kohe alguses oli näha, et meil on väike tüdruk. See on nii lahe, ma nii ootasin tüdrukut, ma olen juba varem ka rääkinud, et ma ise tahan hullult tüdrukut ja nüüd ma sain oma väikse plikakese lõpuks. Aga ei oleks hullu kand, kui oleks väike pojake on, sest pojad on ka nii armsad. Aga seekord on siis tüdruk. Väga huvitav on see, et ta sünnib kukeaastal. Mina olen ka kukeaastal sündinud. Ta arvatavasti sünnib skorpion. Oktoobri lõpp, novembri algus, seal on skorpionid ja mina olen ise ka skorpion. Ning nüüd on tüdruk. Nüüd on, ma ei tea, minu kopi äkki. Kõige ägedam on veel see, et minul on endal 1. novembri sünnipäev ning tähtaeg väiksele plikale on pandud siis üks päev enne minu sünnipäeva, ehk siis 31. oktoobril. Nii et väga võimalik, et beebi sünnib minu sünnipäeval. No siis oleks küll täiesti kaksik minuga, nüüd ma ei tea. Väga naljakas. Kui ma eelmine kord mainisin, et beebi hakkas alles liigutama, siis nüüd ta möllab kogu aeg. Täiesti ulme. Ükskõik mida ma teen, ma tunnen teda kogu aeg. Ja nüüd need liigutused on üldse teistsugused. Kui varem oli siuke nagu korra siuke põks, torge või selline, siis nüüd ta nagu ujub seal ja vahepeal lükkab käega hästi pikalt või jalaga, siis ma ei tea, kumb on. Aga nagu liigutused on üldse nii erinevad ja nagu nii lahe on kogu tunda neid. Ja mu poissõber on ka tundnud neid ja seda ma ootasin kõige rohkem, et temagi tunneks neid. Lahe on ka see, et väljaspoolt on ka näha juba. Tegelikult oli juba siiski näha. Aga nüüd on nagu ilusti näha, kuidas ta nagu ujub seal või nagu lained või selles, et ei ole enam kiired põksud, vaid nagu vahepeal isegi aeglasema, et ta lükkab üles. Mu raba juurest just täna lükkas ta üles, et seda oli väga huvitav vaadata. Nüüd ma juba vaikselt hakkan aru saama, et ma olen rase. Kui ma varem mõtlesin, et ma ei saa arugi midagi, et nagu kõht juba natuke kasvab ja keegi liigutab seal sees, et nagu enestunne oli üldiselt väga hea, et ma ei saanud arugi, et ma last ootaks. Aga nüüd on viimasel ajal tekkinud sellised imelikud valud mul selga ja ka puusadesse. Ning see pani mõtlema, et kui ma praegu olen 5,5 kuud rase, siis mis siis edasi saab, kui ma praegu juba tekivad nagu sellised hädad. Käisime hiljuti just telkimas ning seal pidi siis õhkmadertsi peal magama ning see on siis kohe tunda. Selg oli valus, tõsta midagi ei saanud, püsti ma väga tõusta ise ka ei saanud. Selles, kui ma juba püsti olin, ei olnud hullu, aga nagu tõusmine oli minu jaoks raske. Ma eeldan, et need kaasnevad rasedusega, aga no ma ei ole kindel, äkki mul midagi muud ka. Ma eeldan, et see ikkagi on rasedus. Ning just paar päeva tagasi oligi siin puusas ja siit kintsu tagant nagu lõi päris suur valu sisse, kui ma üritasin tõusta jälle ning taaskord see paneb päris muretsema mind, et mis saab tõesti siis, kui
kui ma olengi lõpukuul rase ning palju ma siis veel vinguda hädaldada võin, et mis mul kõik viga on. Ma loodan, et see ei lähe nii hulluks. Eelmine kord unustasin mainida, et mul on rasedusega kaasnenud ka punikesed otsa ette, mida mul varem ei olnud. Ning need on kohe täitsa algusest peale mul tulnud. Öeldakse ka, et kui ootad tüdrukut, siis ta võtab emalt ilu ära. Nii et mulle tundub, et täitsa toimib tal. Aga nüüd ma siis saan hakata ostma väikseid ilusaid roosaid asju oma tüdrukukesele, keda ma nii väga tahtsin. Aga kui teil on mingeid huvitavaid tüdrukunimesid, siukseid ilusaid, mis teile meeldivad, siis te võite kindlasti alla kommentaaridesse pakkuda neid, sest et mul ei ole praegu üldse mingit mõtet, mis nime ma võiks talle panna. Aga kõhuke on ilusti kasvanud. Ma panin tähele, et kui hakkas lähenema 20. rasedusnädal, siis mu kõht hakkas nagu kohe märgatavalt suurenema. Et põhimõtteliselt minu arvust tuli see paari päevaga mul ette, et tõesti uskumatu on see. Nüüd küll enam keegi ei saa asja ajada, et kas ma olen natuke paksuke või mul on punju ees, sest mina tean, et mul on ikka päris suur punju juba. Näitan teile see enda punju. Aga ma arvan, et selleks korraks on kõik. Praeguseks on kõik vist ära öeldud. Kasvame veel paar nädalat ja vaatame, mis ta siis edasi teeb. Ärge unustage minna minu teise kanali peale, panna sinna subscribe, et te näeksite minu igapäevastest tegevustest videosid. Kui teile meeldis see video, võite thumbs up panna. Ärge unustage ka subscribe'i sellele kanalile panna, sest siia tulevad kõik siuksed beebiga seotud videod või sellised istumisvideod. Aga järgmises videos näeme. Tšau!